Viimase paari aastaga on Eestis tulnud esile väga suur plejaad noori võidusõitjaid ja see on kindlasti eestlaste jaoks suur ja tähtis asi. See masin läheb järgmisel korral rajale juba mai lõpus ja sellega osaleb siis Patrik Enok Soome meistrivõistlustel. Mis on tema puhul kindlasti ainulaadne, et ta on suutnud toetajate abiga väga korraliku summa kokku koguda ja kindlasti tahab sellel aastal näidata, milleks ta võimeline on, kui palju seda siis õnnestub, eks seda juba hooaeg näitab. Sellel videol liiguvad 20-aastane Patrik Enok koos kogenud kaardilugeja Silver Simmiga Soome meistrivõistluste teisel etapil väga tugevas konkurentsis kõrge koha poole. Enok on aga just eelmise aasta Soome meister, tõsi seda klass madalamas masinaklassis. Minul on tulnud see kuidagi loogiliselt, et mul on natukene sidemeid Soomega ka suguluse mõttes, et võib-olla sealt on kuidagi see lihtsamalt ja sujuvamalt olnud. Aga kindlasti konkurents on seal kõva ja pead olema ikkagi tasemel, kui tahad häid tulemusi teha. Soome meistrivõistlustel on tänaseks sõidetud ka teine etapp ja sealt tuli juba 3. poodiumi koht. Esa-Pekka Lappi ja hea konkurendi Jaspar Vaheri järel. Esa-Pekka Lappi ise on just see sõitja, kes ka ise Enokisse väga palju panustab. Tema põhimeeskonna Printspordi juht on aga Jari-Mati Latvala. Esa-Pekka on nüüd vist juba 2 aastat või nüüd teine hooaeg läheb Soome meistrivõistlustel, et eelmise aasta lõpus suutsime talle kandadele astuda, kui ühe etapi Rally 2-ga tegime, et eks ta enda jaoks ikka oli üllatus ja täna on juba see, et tahaks nagu iga etapp olla talle lähedal ja võimalusel ikkagi ära teha, aga ütleme nii, et see on ikkagi üsna keeruline ülesande, et arvestades, et Lappisugusel mehel on kindlasti reservi veel selles kiiruses, et peame nagu kõvasti vaeva nägema, et kui talle nii lähedal suudame kodumaal olla, siis juba praegu võib väga rahul olla. Enok on saanud eelmisel aastal testida ka Toyota Rally 2 masinat. Kogemus on olemas, teda on märgatud ja tema annet tunnustatakse. Seega nüüd tuleb endal võimalus leida, et kõrgel tasemel sõita. Ilma ikkagi sellise meeskonna või siis ütleme tehase abita edasi minna siit on ikkagi just väga keeruline ja põhimõtteliselt võimatu, et omal käel seda kindlasti ei tee ja täna ka, et osa nii-öelda eelarvest on enda poolt ja siis suur osa on ka toetajate poolt, et eks selle aasta lõpus ilmselt jõuab see siis nii-öelda reaalsus kätte, et kas on üldse võimalik edasi minna või mitte. Usku on ja see on tähtis. Nädalavahetusel ootab ees Horvaatia WRC ralli järjekordne etapp, mida Enok sellel korral telerist peab jälgima, aga mine sa tea, mida tulevik toob.